kas inflatsiooni saab ka sisse arvutada? Ma isiklikult ei näe pointi inflatsiooni sisse arvutamiseks, et kui sa tead, mis see inflatsioon täpsemalt on sinu jaoks, siis sa võid lõpptulemusest lihtsalt selle maha arvutada ja perioodi nagu sisse arvutada. Et tee kuidas tahad, aga Xirri sisse mingit inflatsiooni ma ei paneks kuskile, sest et reaalselt sa nagu ei ole otseselt seda raha kaotanud, eks. Et ta arvestab sulle inflatsiooni eelse tootluse ja inflatsioon hakkab siin mõjutama siis, kui sa raha hakkab kuskilt välja võtma ja tarbima, et siis võid seda ise korrigeerida, kui tahad. Et jah, selles mõttes inflatsiooni lisamine sinna kuidagi on siuke üsna ütleks mõttetu lisatöö minu silmis vähemalt. Kui sa tahad, sa võid võtta aastane tootlus 2 aasta peale tuleb mis iganes protsent ja siis lahutada selle 2 aasta inflatsiooniselt maha. Et aga praktikas ma ei näe sellest väga head väärtust. Kaarel küsis, kas see Exceli tabelis lõppseis on investeeringu tulu? Ei ole, et lõppseis on lõppseis. Ehk siis kui me vaatasime erinevaid stsenaariume seal tabelis, panen selle tabeli tagasi, siis on lihtsam võib-olla jälgida. Et vaatasime siin erinevaid stsenaariume, et mul on siin erinevad stsenaariumid siin. See tähendab, need tabelid näitavad erinevad stsenaariume. Et see viimane number antud juhul on need summad. Ehk see on see pessimistlik stsenaarium, siis siin on see tagasimaksmisel olevate laenude põhiosa jääk pluss vaba raha kontol. Ja siin see teine stsenaariumi puhul on siis viivises laenud ka sees ja siin on siis ka need sees selle taastumismäära jagu. Ehk see nii-öelda lõppseis on selle päeva seis sinu portfellis, kus sa arvutust teed. Et kui ma täna arvutan, siis ma võtan oma tänase portfelli seisu ja panen need numbrid siia ja see on siis see lõpp, see on see viimane number siin. Et sõltub, kuidas sa need kokku arvutad, mis sa sisse võtad. Et hea täpsustus Joonatanilt, et jah, et 2 aasta inflatsiooni ei tohi maha arvutada. Et tegelikult sa pead maha arvutama 2 aasta inflatsiooni, aga sa pead seda need inflatsiooni teisendama annualiseeritud kujule, ehk siis selle 1 aasta keskmisele kujule. Et selles mõttes küll, jah. Et see läheb jälle selliseks tüütuks keeruliseks. Et jah, tõesti, sellist siit võis jääda mulje, et tõmba summa niimoodi maha. Et ei tohi niimoodi küll, jah. Siis muidu sa põhimõtteliselt lahutad 2-kordse inflatsiooni maha aastasest tootlusest. Nii. Aga mina isiklikult seda inflatsiooni, jah, ma isegi ei võtaks seda maha, sest et ta ei mõjuta sinu tootlust vahepeal. Et ta mõjutab lõpus, aga selles mõttes sa vahepealt mingit raha justkui ära ei kaota. Et see nii-öelda liitintress töötab ikkagi vastavalt eelmise aasta tootlusele, mitte nagu inflatsiooni järgse rahaga. Et selles mõttes ta läheb mõõtetult keeruliseks, mina ei viitsi seda teha ja ma arvan, et sellel ei ole ka väga suurt väärtust. Küsiti seda, et kuidas saada Xirriga tootlus viimase aasta kohta. Hea küsimus. Tegelikult, kui sa tahad arvutada tootlust ilma Slovakkia laenudeta, siis oma raha puhul on sul iga iga riigi kohta eraldi investeerimisseadistused ja neil on ka oma nii-öelda jutumärkides konto väljavõte. Et teoreetiliselt sa saad võtta lihtsalt Eesti selle investeerimisprofiili ja sealt hakata arvutama. Et kuidas sa nagu ainult 1 aasta ehk viimase aasta tootlust arvutada saad, siis sa peaksid teoorias saama sellise eelmise aasta algseisu, ehk siis antud juhul siin on see nagu sissemakse. Aga põhimõtteliselt, kui sa tahaksid näiteks, oletame, et täna on su portfell selline ja sa tahad nüüd arvutada järgmise aasta tootlust, siis sa peaksid seda summat teadma ja selle paned siis nii-öelda sissemakseks ja siis hakkad siitmaalt edasi arvutama. Et teoreetiliselt sa võiksid niimoodi saada mingi tootluse. Kus sa selle numbri saad, palju sul seal eelmise aasta alguses oli?
ehk kui palju nagu laenudest hapud olid ja kui palju viivises ja nii edasi. Et seda ma ei tea, kas üldse saad kuskilt kätte. Aga teoreetiliselt sa saaksid oma viimase aasta tootlust arvutada küll, jah. Et kui sa teaksid aasta alguse seisu, ehk siis seda või mis iganes olukorrast sa selle seisu võtad, seda summat tead, siis sa peaksid saama niimoodi arvutada, et see on esimene sissemakse. Ehk see seis on esimene sissemakse ja siis kõik, mis peale seda on toimunud, paned siis siia sisse väljamaksed ja võtad tänase seisu siia otsa. Et teoreetiliselt peaks saama. Praktikas ma ei ole seda proovinud. Ja ajast tagasi minnes on üsna raske võib-olla seda seisu leida. Korvert küsis Xiiri kohta, et kas sissekanded peavad kuupäevalises järjekorras olema. Ma võin siin eksida, aga minu teada ei ole väga vahet. Küll peab olema esimene makse ja viimane makse õiges kohas. Et need peavad paigas olema, aga keskel ei tohiks olla väga vahet, kas see on õiges järjekorras või mitte. Et peaasi, et ta seal õiges vahemikus on, et jääb sinna valemi sisse. Muidu ei tohiks väga suurt vahet olla.